Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Revolutsiooniliste ideede leviku puhul kehtib suhteliselt lihtne seaduspära. Esiteks on vaja neid ideid populariseerida akadeemilistes ringkondades, koolitada revolutsioonilises vaimus välja ühiskondlik eliit ning seejärel hakata doseerima neid ideid avalikkusele. Teatavas mõttes on tulevikuprotsesside ennustamine lihtne. Vaja on tuvastada ideede lätted, vaadata nende akadeemilist levikut ja 20–30 aasta intervalliga võime oodata nende ideede avalikku edendamist. Tahame me seda või mitte, ent parasjagu aset leidvate protsesside juured leiduvad filosoofias. Kui filosoofiat peetakse tihtipeale kasutuskõlbmatuks targutamiseks, siis väidan täpselt vastupidist. Filosoofia on üks kõige olulisemaid distsipliine üldse ja iga parasjagu võimutseva ühiskondliku ideoloogia ja teadlikult edendatud protsessi võib taandada mingile konkreetsele filosoofilisele alusele. Mõte vormib meie reaalsust. Hiljuti andis Obama administratsioon USA haridusasutustele korralduse lubada õpilased tualettidesse ja riietusruumidesse vastavalt soole, mille nad ise endale on valinud. Mingit meditsiinilist tõestusmaterjali oma soolise kuuluvuse kohta pole õpilastel vaja esitada. Piisab vaid õpilase otsusest. Kui koolid keelduvad nõuet täitmast, võetakse neilt raha ära. Kust selline asi nüüd äkitselt tuleb? Küsivad paljud käsi laiutades. Vastus on lihtne. See otsus pärineb juba aastakümneid Põhja-Ameerika ja Euroopa ülikoolides uuritud ja arendatud soo või pigem sootuse ideoloogiast, mida nüüd on asutud jõuga peale suruma ja ellu viima. Eesti on jäänud selles küsimuses pikalt oma lääne kolleegidest maha, ent meilgi hakkab sama ideoloogia varsti pead tõstma. Esimesed pääsukesed on juba õhus. Lugege, mida kirjutab Feministeerium sooidentiteetide kohta ja saate teada, et teie senised bioloogiaalased teadmised, nagu oleks inimliigi puhul tuvastatavad 2 bioloogilist sugu, mees ja naine, on tänapäeval nii-öelda lootusetult ajale jalgu jäänud. Soolisi identiteete on soouurijate arvates seal kuskil 100 kandis. Hakake aga kataloogi lappama ja valige sealt endale sobiv sooidentiteet. Sooideoloogia ise juurdub aga sügavates filosoofilistes eeldustes, mida iseenesest mõistetavalt saan käesoleva kommentaari raames vaid väga pinnapealselt nimetada. Soo või genderideoloogia omandab oma filosoofilise suunatuse autoritelt, kes tegutsesid tänaseks juba pea 60–70 aastat tagasi, eelkõige Prantsusmaa akadeemilistes ringkondades. Nende ühiseks nimetajaks oli lääne mõtteloos Platonist alates domineerinud metafüüsilise alusehitise teadlik lammutamine, dekonstruktsioon, nagu Jacques Derrida seda nimetas. Üldistatult võime öelda, et kõik nad võitlesid instinktiivselt ühe metafüüsika keskse kategooria vastu, milleks on olemus või veel üldisemalt antus. See, mis on ees olev ja samas ka sees olev. See, mille meie leiame olevat vanem kui meie, mis oli enne meid, on selgelt struktureeritud ja sellisena kujundab meid ennast ja kogu olevat. See, et ma olen inimene, ei allu minu otsusele. See on loomuse antus, mille raames ma saan olla ja areneda, ent mille piire pole mul võimalik ei alitada ega ületada. Ma olen see, kes ma olen, ent see, kes ma olen, ei tulene minust endast, ütleks klassikalise metafüüsika raames mõtlev inimene. Ent antusega on üks huvitav lugu. See, mis on olemusena ette antud, peab olema antud kellegi poolt. Klassikalise metafüüsikaga käib alati kaasas Jumal kui looja või kui läte, kui esimene printsiip, millest kõik teised kas tulenevad, lähtuvad või on loodud. Jumal on kohal kõikide metafüüsikute süsteemides Platonist ja Aristotelesest keskaja skolastikani, stoikute filosoofiast Descartesi ja Leibnizini välja. Loomuse ja antuse kategooriaid on võimatu mõttekalt käsitleda ilma esimese printsiibita, milleks on Jumal. Metafüüsika lammutajad aga võitlevad eelkõige Jumala kui printsiibi vastu. Nad on Nietzsche vaimsed järglased, kes lähtuvad eeldusest, et Jumal on surnud.
Nüüd on vaja tema poolt maha jäetud lõpmatu tühik välja kangutada olemise baasstruktuuridest endast, sest isegi ei miskina ei saa tema kohalolu välja kannatada. See on aga hiiglaslik töö, see on gigantlik ettevõtmine. Mida me ometi oleme teinud, küsib Nietzsche täis õudu ja vastab. Me oleme tapnud Jumala. Metafüüsika lammutajad lähtuvad radikaalsest ateismist ja püüavad taas luua olemise alused sellistena, nagu Jumalat poleks kunagi olemas olnudki. Üks viis seda teha on rünnata juba mainitud antuse ja olemuse printsiipi ning allutada see inimese valikule või moodsamalt sotsiaalsele konstruktsioonile. Kõige lihtsamalt või kõige banaalsemalt võtab selle püüdluse kokku ateistlik eksistentsialist Jean-Paul Sartre oma väikeses bukletis Eksistentsialism on humanism. Seal vastandab ta kahte mudelit, millest esimene on metafüüsiline, teine aga eksistentsialistlik ja tema sõnul ka humanistlik. Esimeses mudelis eelneb olemus olemisele, täpselt nii nagu Platon ja Aristoteles ning nende järel terve lääne suur pärand seda on mõelnud. Teine mudel aga toob meid otse selle pärandi lõhkumise südamikku. Olemine eelneb olemusele. Alguses on määratlemata olemine, mida alles hakatakse Sartre järgi eksistentsiaalsete valikute kaudu vormima konkreetseks olemuseks. Täpselt nii, nagu sooideoloogia järgi vormib inimene sooidentiteeti oma arbitraarsete valikute kaudu. Miks ta seda teeb? Sest ta on oma olemises ei miski, ei keegi, kes alles kujundab endast midagi. Sellisena kõigub tema valik ei miski kohal hõljuvas tühjuses ehk valikus endas, mis on aga alati muudetav, alati ümber defineeritav. Tema valikul puudub vundament peale valiku enda. Miks on vaja ümber määratleda abielu? Sest abielu kui sellist ei ole olemas. On ainult väline tava, mis pealegi on ahistav ja kuulub lammutamisele. Miks on vaja lagundada traditsionaalseid soorolle? Sest sugu kui antust ei ole radikaalse antimetafüüsiku arvates lihtsalt olemas. On vaid sotsiaalsed rollid, mida võib omaks võtta või luua enda äranägemise kohaselt. Viimases instantsis taandub kõik õhtumaade suure traditsiooni peaküsimuse juurde. Kas olemine kõige üldisemalt pärineb Jumala olemisest ja jälgib tema poolt antud seaduspära või pole Jumalat olemas ning Dostojevskit tsiteerides on kõik lubatud. Üks on aga selge. Üritada leida lahendust või rohtu meie kultuuri lammutavate revolutsiooniliste ideoloogiate vastu ilma tagasi pöördumata õhtumaade pärandi keset tunnistamata on vaid tühi töö ja vaimu närimine. Jumal on surnud. Kristlasena olen ma selle väitega täiesti nõus. Ent ma lisan sellele ühe lause. Jumal on surnud, ent ennäe, ta tõusis 3. päeval surnuist üles. Samamoodi tõuseb surnuist ka lääne pärand peale seda, kui teda on mõnitatud, risti löödud ja hauda pandud. Me ei tea, kui palju selleks aega kulub, ent lääs pöördub kindlasti kunagi oma juurte juurde tagasi. Juured asetsevad aga aastatuhandete sügavuses olemismõtte ja metafüüsika kõige ürksemates algprintsiipides. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja.